Ärge unustage, et ka tavaline kodu pole mitte sugugi ohutu koht, sest nagu statistika ütleb, üle 50% kõigist õnnetustest, mis inimestega juhtuvad just kodus. Ja sellepärast on olemas turvakodud. Turvakodu, ajutine eluase, turvaline keskkond, esmane abi. Tõeline sotsiaaltöö spetsialist võib olla ema asemel, nii nagu poes on pähklid kommi asemel, nii et ta võib olla isegi parem või tervislikum kui ema. Võtame näiteks lastekaitsetöötaja. Kohalikus omavalitsuses laste piirarvuga kuni 1000 on palgal 1 lastekaitsetöötaja. Kui tavalisel emal võib juba 2 või veel hullem 3 lapsega toss väljas olla, siis lastekaitsetöötaja saab vabalt hakkama 1000-ga. On ju nii, lapsed? Jaa! Just turvakodudes ja nende ümbruses tegutseb üks haruldasemaid tavainimese silmale peaaegu nähtamatu sotsiaaltöötaja. Aasta vägivallaennetaja. Vägivallaennetaja ei ole otseselt amet, vaid see on koondnimetus nende sotsiaaltöötajate kohta, kes tegutsevad varjupaikades ja osutavad ohvriabiteenust. Vaatame, kas meil õnnestub seda oma valdkonna nii-öelda ninjat märgata olukorras, kus ta lahkub ema ja lapsega juba enne, kui isal jõuavad üldse tekkidagi mingisugused vägivaldsed mõtted või impulsid. Nägite? Loomulikult, aasta vägivallaennetajat on inimsilm märganud ja registreerinud ainult auhinda kätte saades. Veel üks väga huvitav liik sotsiaaltöötajaid on võlanõustajad. Võlanõustamise eesmärk on koos võlgnikuga otsida ja leida lahendusi võlgade vähendamiseks või likvideerimiseks. Teiseks, vältida uute võlgade tekkimist ja seda toimetulekuvõime tugevdamise kaudu. Ja muidugi lahendada kõiki teisi võlgadega seotud probleeme. Võlanõustajal on oluline roll inimese toimetuleku parandamisel ja tugevdamisel. Aga vaatamegi nüüd, kuidas see võlanõustamine käib. Tere, kas tohib? Jah, muidugi, tulge edasi, võtke istet. Mis pureks? Jaa, tänan. Mul on tekkinud makseraskusi seoses erinevate laenudega ja nende tagasi maksmisega. Arusaadav, väga levinud probleem. Ega häbeneda ei ole midagi. Rääkige julgelt. No, mul on eluasemelaen maksmata, õppelaen väga suures mahus, ma olen võtnud remondilaenu, 2 väikelaenu, ma olen üritanud elu kõrvalt tagasi maksta, aga no lihtsalt ei jõua, ma olen võtnud ka kiirlaenu paar tükki, et olemasolevaid laene tagasi maksta, aga seal on väga suured intressid ja peab samuti kohe tagasi maksma hakkama, no nii selleks. Arusaadav, väga levinud probleem, aga ärge muretsege, mul on ka teile hea lahendus olemas. Lähme koos panka, püüame nendega rääkida.